Kutsun sind osalema Rakvere kolmani koguduse koolis, mis sel aastal on ka meditatsioonikooliks. Just nimelt kristlik meditatsioon on see teema, millega tahame seekord tegeleda. See on väga praktiline, väga eluline ja väga toetav iga inimese vaimulikku teed ja kasvamist. See teema viib meid tagasi 3.–4. sajandi Egiptuse kõrbetesse, kuhu kogunesid esimesed kristlikud mungad ja nunnad, keda täna kõrbeisade ja kõrbeemadena tunneme. Nende valik oli, võiks öelda, radikaalne armastus. Kõrbesse minek ei olnud mitte põgenemine, vaid olemise tuuma otsimine, selle ligiminek ja nende peamiseks meetodiks oli just nimelt palveviis, mida täna võiksime kõige selgemini kirjeldada mõistega meditatsioon. John Main, kes oli üks Iiri päritolu munk ja kristliku meditatsiooni õpetaja 1970. aastatel, ütles, et kristlik meditatsioon on lihtne tee, kuid mitte kerge tee. Ta on lihtne just sellepärast, et ta on kättesaadav kõigile. Ei ole vahet, kas sa oled laps või vanur, mees või naine, kas oled äsja tulnud kirikusse või on sul pikk kristlik kogemus ja taust, kas oled haritud teoloog, vaimulik või hoopis raamatupidaja või mõne muu eluala esindaja, kõigile on see kättesaadav. See on lihtne tee. Aga ta ei ole kerge tee, sest ta on väga sügavale minev ja eeldab ka pühendumist. Igal juhul on kristlik meditatsioon rännak, eluaegne rännak, millele asudes võime olla kindlad, et me kogeme sisemist kasvamist. Oleme rohkem elusad, rohkem kohal selles maailmas ja märkame selgemini seda, mis on oluline ja mille võiksime kõrvale jätta. Meditatsiooni ei saa õppida raamatutest ega loenguid kuulates, seda saab õppida üksnes praktiseerides. Nõnda me ka siin koguduse koolis alustame kohe esimesel korral mediteerimisega ja tasapisi võtame juurde tarkust, teadmist, räägime meditatsiooni ajaloost, mõistetest ja õpetusest, mis on selle taustal, et me paremini võiksime suhestuda selle praktikaga. Alustame teisipäeval, 6. oktoobril kell 18.30. Kui sa ei saa tulla kohale esimesel korral, tule teisel või kolmandal. See võimalus on avatud kõigile. Kohtumiseni!